No Rakveres lõhnab täna eriti hästi, sest siin on avatud suur toidutänav. Esmapilgul tundub, et müüakse päris palju burgereid, ma näen siin ka kokteilibaare, sushit, no grilli muidugi eestlaste suvelemmik, aga lähme siis uurime, et mis inimestele kõige rohkem maitseb ja mida siin pakutakse. Mida müüte head? Churrasid. Rääkige siis meile ka natuke lähemalt, mis see churra on? Churra on siuke Hispaaniast pärit. Keedud aega on õilis küpsetatud suhkrukaneeliga. Mida põnevat siis siin pakutakse? Tere! Pakume ebakutooni likööri. Okei, no väga, see tundub selline väga eestimaine või kuidagi eksklusiivne. Jah, et Põhjamaa sidrun on ebakutoonia. Inglis keeles siis ebakutoonia nimi on flowering quince ja nimeks ongi joogil quincello, mitte siis limoncello, aga quincello. No mida siin siis mõnusat huvitavat pakutakse? Siin meie pakume siis traditsioonilist Ungari tänavatoitu, selle nimi on langos ja erinevaid asju on siin peal, siin näiteks peekoniga, lechoga, selline churro stiilis. Okay. Kas ma võin maitsta ühe? Ma vaatan siis, see oli peekoni, see oli mingi spicy? Ei ole spicy, okei. Tomat, paprika. Aga need on soolased? Jah, need on soolased, see on magus. Okei, no ma võtan siit mingi väikse tüki kuskilt, kus ma saan väikest. Okei, see ei ole üldse väike. Lähen sellega siis. On tõesti hea. Mida siis ühes kantribaaris pakutakse või mis inimesed siit kosma peaksid? Meil on kantriburger, siis meil on kantrigrill, mis on siis kanaliha ja friikartuliga tehtud ja burgeril on siuke eriline must kukli välimus. Mis teil siin veel põnevat menüüs on, mida kindlasti üks inimene peaks täna mekkima veel tulema? Ahvenaburger on meil tohutu hitt, mis on Peipsi järve ahven. See on samamoodi karaluuk, sibul, parmesan, paneme vakaamet sinna vahele ja muidugi rahvalemmik on ka pelmeeni assortii. Ja kuidas mekib? No hästi mekib. Mida valisite täna? Jäätise. Kõlab hästi, ma vaatan mingi mullivahvli on isegi ümber saanud see jäätis omale. Jaa, väga maitsev, soovitan teilegi. Pidu käib loomulikult Rakvere linnapäevad ju, see on ju meie jaoks suursündmus ja täna on meil ju ka ilm antud. No lõpuks ometi, me oleme seda juba, ma ütleks, aasta aega oodanud. Jah, meie ootame muidugi 18. juuli tuleb meil Porkuni bluesbänd, esineb Porkunis, et see on ikkagi palju kõvem üritus kui Rakvere linnapäevad. No aga kuidas siin Toidu tänaval siis toit ka mekib? Toiduvalik on see aasta väga rikkalik ja kõhud on täis, oleme söönud siin liha, kala, sushid, kõiki ja muidugi mullibaar, see on meil Rakvere süda siin. No nüüd me oleme enamus sellest Toidutänavast vist läbi vaadanud, mul on tunne, mis silma jäi, on see, et hästi palju selliseid välismaiseid maitseid on tänavu ja päris palju sellist, ütleme nii, üsnagi rasvast toitu, et sellist suvevormis ja hoidma tulla ei saa, aga sellegi poolest kindlasti väga maitsev.